Tihti on vaja suurtes andmetabelites midagi otsida ja ka asendada mingeid andmeid. Ja selles videolõigus näitangi sulle, kuidas neid operatsioone tehakse. Mul on siin endal ees üks suur töötajate andmetabel ning see on mul sorteeritud perekonnanime järgi. Ja oletame, et ma tahan sellest tabelist leida kõik raamatupidajad. Ja antud tabel on mul selles mõttes eriline, et ametid on mul kodeeritud. Näiteks siin T on mul tööline, S on sekretär ning raamatupidajad on mul kodeeritud R-tähega. Kuid kõigepealt enne kui ma saan otsima hakata, ma vaatan, kus on minu aktiivne lahter. See on keset seda tabelit ja ma panen selle aktiivse lahtri kas tabeli esimesse lahtrisse või veel parem tabelist väljapoole. Sest et Excel hakkab otsima alati aktiivsest lahtrist alates. Nii et kui ma tahan, et ikkagi kõik mu raamatupidajad tuleksid järjekorras, täpselt nii, nagu nad mul tabelis on, siis võiksin ma oma aktiivse lahtri tabeli algusesse viia. Kui mul nende raamatupidajate järjekord tabelis oluline ei ole, siis võib see lahter olla ükskõik kus. Nii, lähen Home nupuribale ja valin siit paremalt Find and Select nupu alt Find. Nii, aga ma panen selle akna kohe jällegi kinni, sellepärast et täpselt selle sama lahtri ma saan klahvikombinatsiooni Ctrl F vajutades lahti teha. Nii et Ctrl F kiiresti tuleb otsimise aken lahti. Ja siia selle riba peale siin aknas kirjutangi nüüd selle tähe, mida ma otsima või selle sõna, mida ma tahan otsima hakata ja antud juhul on mul selleks suur R-täht ehk siis raamatupidaja kood. Ja nüüd vajutan Find Next. Aga mida Excel teeb? Leidis ju mulle hoopiski midagi muud kui raamatupidaja. Vajutan veel Find Next jälle. Excel nimelt teeb täpselt seda, mida ma tal teha käskisin. Nimelt leiab lahtri, mis sisaldab R-tähte. Ja selleks, et Excel tõepoolest teeks seda, mida ma soovin, pean otsimise aknas ütlema Excelile siit Options nupu alt, et leia ainult need lahtrid, mis sisaldavad mul R-tähte. Teen siia ette linnukese, mis ütleb, et kogu lahtri sisu peab vastama mulle otsitavale sõnale. Ja nüüd, kui ma vajutan Find Next nuppu, leiabki Excel mul ilusasti üles esimese raamatupidaja. Vajutan jälle Find Next, leiab Excel mul järgmise raamatupidaja. Ütleme aga, et ma tahan leida kõik raamatupidajad korraga. Selle asemel, et kogu aeg siin klõpsata Next nuppu, võiksin ma ju kõiki tulemusi korraga näha. Ma lähen kursoriga uuesti siia tabeli algusesse ja nüüd vajutan siit otsimise aknast Find All. Ja nüüd ilmus siia akna alla nimekiri kõikide tulemustega. Iga rida siin ütleb, millisel töölehel ja milline lahter vastab mul sellele sõnale R, mida ma otsisin. Iga rida siin nimekirjas töötab ka lingina, mis tähendab, et siin nendel vajutades, näiteks siin teisel real vajutades, leiab ta mul teise raamatupidaja, lähen jälle esimese raamatupidaja juurde tagasi. Ütleme nüüd aga, et ma tahan oma tabelis asendada mingi lahtri sisu uuega. Kui ma vaatan oma tabelit, siis enamus töötajaid on mul osakondades tootmine, müük, ost, ladu ja nii edasi, kuid kui ma vaatan siin seda nimekirja, siis mõned töölised on mul osakonnas TR. See TR on mul transpordi osakond, kuid ka see TR võiks ju olla mul lahti kirjutatud nagu teised osakonnad. Ja jällegi lähen Home nupuribale ning valin siit selle sama käsu Find and Select ja siit alt seekord Replace. Ja selle sama akna saan ma lahti klahvikombinatsiooniga Ctrl-H. Siin aknas tuleb mul siis esimesse lahtrisse kirjutada sõna, mida ma tahan hakata asendama, ehk siis praegu siis transpordi osakonna lühend, ja teisele reale tuleb kirjutada, millega ma siis tahan selle asendada, ehk siis kirjutan siia transport. Ja ma kirjutan meelega selle suurte tähtedega, et siis see asendus oleks pärast tabelis hästi näha. Kuid enne veel, kui ma vajutan siin Find Next nupu peale, siit optionsite alt vaatan kindlasti, et linnuke oleks siia ette tehtud.
sellepärast, et kui ma siia linnukest ei tee, siis asendab Excel ka näiteks mõne nime sees olevat ühendi TR sõnaga transport ja seda ma ometi ju ei taha. Ja nüüd, kui mul kõik need asjad on tehtud, siis vajutan replace. No ma vajutan meelega praegust replace ja näete, Excel annab mulle veateate. Nimelt, Excelis on selline naljakas asi, et kõigepealt ta peab leidma esimese TR sõna ülesse ja alles siis saab ta seda asendada. Seega kõigepealt tuleks mul ikkagi vajutada Find Next, siis ta on leidnud oma esimese transpordi siin ära ja nüüd saan vajutada Replace. Asendus on tehtud. Nii, ja nüüd enam mul Find Next ei ole vaja vajutada. Excel on automaatselt mul järgmise transpordi ülesse leidnud. Jällegi võin vajutada Replace. Kuid las Excel teeb ikkagi minu eest töö ära, mida ma siin klõpsan kogu aeg neid nuppe järjest. Ütleme talle kohe replace all ehk siis asenda mul kõik TR-id transpordiga ja nüüd näete, Excel ütleb, et ilusasti on asendatud 13 lahtri sisu. Ja vajutan OK, olen sellega nõus, panen akna kinni. Nii ongi kogu minu osakonna TR-id asendatud transpordiga. Lähen Control Home tabeli algusesse. Ja ongi valmis, minu meelest olid need väga kasulikud tööriistad.